tulemast vaatama Tehnovaate 62 saadet. Tervist! Mina olen Heigo. Ja Marko. Kell on 8:03 läbi. Ja me ei tee sihukest saadet jälle, kus me oleme tuimad. Alustame vähemalt tuimalt. No tema alustab tuimalt, mina olen rõõmus. Tere tulemast taas kord. Ja meil on teile uudiseid rääkida täna. Samal ajal kui Ameerikas kukuvad alla lennukid, erinevad riigiasutused võitlevad erinevate kohtuinstantsidega ja kõik muud firmad on omavahel kakluses. Sellel ajal me keskendume uudistele, mis on, võiks olla nagu eestlasele niimoodi huvitavad. Samsungile. Näiteks ka Samsungile, et kõik Samsungi telefonid on päris populaarsed meil siin ja LG ja HTC ja aga Samsung. Apple. Apple. Aga Samsung jah. Ja Samsungi Galaxy seeria telefonid nagu Galaxy Note, Galaxy S2, Galaxy R ja Galaxy Tabid saavad endale siis palju põnevat uuendust järgmise aasta esimese kvartali jooksul. Täpselt veel millal Eestis joob, seda ei tea. Aga ilmselt peaks jõudma suhteliselt samal ajal, sest et teised riigid, kus need operaatorid siis rohkem kontrollivad telefonide sisu, et seal võib see natuke rohkem aega võtta, aga loodame, et meil tuleb see varakult. Ja nii, ja nüüd on siuke, vaatame natuke tulevikku, vaatame järgmisse 5 aastasse, et IBM-il on siuke traditsioon, et nad vaadates praegusi trende, vaadates praegusi tehnoloogiaid, nad siis mõtlevad, et siuksed 5 asja ennustavad ette, mis siis võib juhtuda. IBM Next 5 in 5. Ja toome need 5 asja välja ja käime korra läbi. Need tundusid päris huvitavad. Igaüks toodab enda eluks vajaliku energia ise. Liigutame. Kõik teame, et mingisugusel, mis firma see oli, kes tegi kellad, mis meil ei ole patareisid sees, vaid nad saavad kogu liikuda kineetilisest energiast. Mul on praegu nimi. Nimi on keele peal, aga keel on suus ja see ei tule välja niisama lihtsalt. Ühesõnaga jah, jooksed, kõnnid, soojus, mis õhkub su arvutist, seda kõik hakatakse uuesti kasutama kõikide asjade kütmisel, voolutarbimisel, mida iganes. Et Jaapanis näiteks tehakse juba sellist asja, et metroojaamades, kus on kogu aeg liiklus, siis seal pannakse jalakäijate teede alla, plaatide alla pannakse seadmed, mis põrutuse peale tekitavad elektrit näiteks. Et kõik siuksed asjad, et selline asi peaks siis hakkama palju populaarsemaks muutuma. Ei ole vaja enam ühtegi salasõna. See on selle koha pealt ma olen veits skeptiline. Sa oled skeptiline, mina olen ka skeptiline, aga nad väidavad, et 5 aasta pärast võiks olla nii-öelda biomeetriline isikutunnus võiks siis olla toimiv ükskõik millega. Jah. Ma lukustasin oma arvuti lahti, sest see vajab mu iirisest lähivaadet. See on raudselt tehakse lihtsamaks, aga praegu ma kujutan seda ette küll nii. Ja kui sa pangaautomaadi juurde lähed, sa pistad sinna ja sellest saaks alguses, kujuta ette, kui nad sealt välja tulevad. Kui head pildid saaks. Heading on. IT-nurgas ja siis kuskil Delfi publikul oleks 9 käegis oleks pildid, kus mehed istuvad pea maja sees niimoodi. Või siis ootama teen sulle panga ülekanda. Tehtud. Aga igal juhul mõte on õige ja mingisugune moodus selleks kindlasti leitakse, et kas need on siis, ma tahan aru, et paljudele see mõte ei meeldi, aga sündimisel sisestatavad kiibid või muud asjad, ma ei tea kuhu. Ma ei oska nii hästi veel mõelda, aga nii palju mõelda, aga ette või jah. Aga igal juhul jah, ei see mingisugune süsteem luuakse, sest et see läheb, asi läheb üle kätte ilmselgelt praegu ja siinkohal tuleb kõigile meelde tuletada, et on olemas abimehi kõikide paroolide meeles hoidmiseks, sest et igal pool ühe ja sama parooli kasutamine on väga ohtlik. Isegi Gmail tuletab seda meelde kogu aeg. No näed, isegi Gmail tuletab seda meelde. Järgmine, digitaalne lõhe kaob, see ei ole midagi väga revolutsioonilist, aga lihtsalt, et tehnoloogia läheb odavamaks. Inimestel, kellel ennem ei olnud võimalus näiteks mobiiltelefoni omada, siis nüüd on ja
kuskilt lugesin mingid ägedad uudised, et kui inimesed, kellel ei ole veel nutitelefoni, saavad enda lolltelefoniga või tavatelefoniga või nuppudega telefoni, nimetagi mida tahame. Tegelikult ei nuppudega telefoni saa nimetada, seepärast et suurem osa nendest on tänapäevaks ka juba saanud endale suure 5-tollise ekraani ja mingid muud jutud. Need oskavad ka guugeldada. Aga see lihtsalt ei ole nagu päris see. Ta ei ole nii mugav, aga see ei tähenda, see ei tähenda seda, et informatsioon ei leviks ja see on see mõte siin, et ka vaesel inimesel on võimalik palju rohkem ära teha tänu sellele, et tal on lihtsalt informatsiooni rohkem. Ja viies on siis, et rämpspost muutub oluliseks, ehk siin all mõeldakse seda, et kuna me oleme ikka igasse kohta sisse loginud ja meie kohta nii-öelda andmeid järjest korjatakse mingisugust, igal pool on see, et korja anonüümset statistikat, eks ju. Siis tegelikkuses on, see võibki olla anonüümne, et lõppklient ja see, kes seda vahendab, see firma, need ei tea sinust otseselt midagi ideaalses maailmas. Aga sinule kuvatakse ainult sinu jaoks olulisi reklaame. Ja saadetakse ainult olulisi reklaame, et selline traditsiooniline rämpspost, kus igale meessoost isikule saadetakse siis õhtuseid leevendajaid. et noh, see asi peaks nagu ära kaduma. Jah. Nii. Teeme mis veel ära kaoda? Noh, juhtmed. Selle ajal ma olen väga õnnelik. Selle üle olen mina ka õnnelik. Kui nad suudavad teha sellised telekad, millel ei oleks ühtegi juhet vaja. Ei HDMI juhet, ei heli juhet, ei, tänapäeval käib kõik läbi HDMI. Ega elektrijuhet. Sa paned teleka kapi peale või seina peale või lakke või kuhu iganes ja sul ei ole vaja sinna ühtegi juhet vedada, siis varsti tehke ära. Ühesõnaga, LG ja oma sõbrad Intel tegid sellise laheda asja nagu wireless display ehk VIDI. Jah, et tegelikult on praegu VIDI tehnoloogia on juba monitorides sees, aga nüüd on siis LG-l tuleb esimene ka telekas välja, millel on see sees ja toetab ka 3D pilti. Ja täpselt, et väga huvitav ja väga oodatud lahendus, et praegu on veel nende, et kuna sul on selline, et sul peab olema nii arvuti kui siis monitor peavad olema selle süsteemiga, seda süsteemi kasutavad, et päris igat arvutit ei saa. Aga need, millel on, ma tean, et see on väga kihvt olnud, et sa lähed lihtsalt põhimõtteliselt arvutilaua peale ja sul on see kohe nagu ühenduses. Kui kellelegi ei meeldi, praegune telekas, siis uut ei ole vaja ostma hakata. Mitte osta HDMI adapteri, mis toimib või ideest peaks toimima sama hästi. Maksab umbes $100, siis mitte eurot. Võib-olla maksab €100 ka. Eks me seda saame teada. Jah. Ja CES-il jaanuaris saame täpsemalt teada ja müügile kõige eelduste kohaselt 2012. aastal. Väga lahe. On ju? Kuule, sina rääkisid mulle täna, et mingi Apple'i teema on. Jaa. Räägi sellest nagu lähemalt. Kui kõikidel uuematel Apple'i seadetel on 5.0.1 juba sees, siis osad seadmed, mis on natukene vanemad ega võimalda enam nii palju vingeid vilesid, siis nemad on 3.1.3 peal, millel peale viimast uuendust kadus ära otse allalaadimise võimalus App Store'ist, mis on minu jaoks suht totter. See on nagu eriti haige. Et nüüd sulle nagu hõõrutakse veel seda täiega nina alla, et sa ei saa, et sul on vana seade, et sa ei saa isegi läbi õhu enam midagi alla tõmmata, vaid sa pead tõmbama enda iTunesi ja enda seadme sünkima iTunesiga ja siis sa saad selle asja endale siis nagu seadmesse. Ja see siis mõjutab iPod Touch'e ja iPhone'e, mis on siis vanemad. Ja kõik, kellel on iPhone 4 ja 3GS ja kõik ja 3G isegi vist. Vist jah, 3G jah. Siis teie ei pea muretsema selle pärast, aga need on just vanema generatsioon, esimese generatsiooni iPod Touch'id ja esimesed iPhone'id ja see, aga sellegi poolest, et noh, see ei tähenda, et ta, palju nüüd vana on siis juba? 5 aastat või? iPhone? 6 aastat? 2007. Noh, seda vähem. Et see ei ole tegelikult nii vana seade, kui sa võtad telefoni, et
mis mõttes, kui mul ei ole see katki, siis miks ma peaks nagu välja vahetama, on ju, aga nüüd põhimõtteliselt tänu sellele sunnitakse seda tegema, sest et noh, helistada sa küll saad ja küll, aga sa ei saa uusi programme tõmmata, sa ei saa neid uuendada. noh, et sa pead selleks nagu arvutiga ühendama, et see on nagu kummaline. aga noh, mis teha? eks ole ju. räägi top tippi. Markol top tipp. Topi. ja siis jah, nagu alati käib. minul tekkis probleem, üritasin probleemi lahendada ja leidsin, et on väga lahe lahendus. nimelt probleem selles, et kui meil on olemas skännerid, mida mõnikord ikkagi veel kasutatakse või on vanast ajast jäänud mingisugused sisse skännitud dokumendid, aga jube võidad telefoniga pilti näiteks ja jube lahe oleks saada need kuidagi tekstiks tagasi. Ehk siis tänapäeva skänneritel on see põhimõtteliselt sisse ehitatud väga paljudel, kui mitte peaaegu kõigil. Aga ennem seda ei olnud või on see lihtsalt see nupuka vajutamata jäetud või noh, mida iganes. Siis kõige lihtsam viis mina leidsin on kasutada Google Docsi ja kui Google Docsis üles laadida PDF dokument, siis saab seal linnukese panna ja ta teeb sellest tekstifaili. Ja ta teeb selle tekstifaili nii, et ta jätab see originaaldokumendi lehekülg ja siis paneb tema parandatud lehekülg kõrvuti. Või noh, tema see teksti analüüsi läbi teinud lehekülg kõrvuti. Nii et sa saad neid kergesti veel omavahel võrrelda ka. Eesti keelt ei toeta, aga sellegipoolest ta enamus teksti muudab ära, et ta ei saa nendest täpitähtedest aru. Et see on asi, mis tuleks nagu endale üle käia, aga kõik ülejäänud on väga ilusti. mina ikkagi arvan, et ta võiks eesti keelt ka toetada. Mina arvan ka, nii et sellepärast, et ta tegelikult toetab tähti. Mitte sõnu. Aga seal on keeltes, ma arvan, et ta teeb natukene sellist arvamist ka, keele arvamist, et kui on pildis nagu mingid kaduma läinud midagi. Et see on see. Jah. Vot nii. Jah. Selles korras kõik. Tänad vaatamast. Tänan. Väga hea. Ma tänan ka. Minge Facebooki vaatama meid ja minge Google Plussi meid vaatama. Ja Tehnovaate lehele paneme varsti üles 2 väga kaua ootamist vajavat review'd ja mõned saated. Ja need on väga huvitavad. Ühesõnaga on lugu siuke, et meil on viimasel ajal hullult vähe aega. Aga läheb paremaks. Ja. Tuleb jõul. Sööme ennast paksuks ja siis me istume diivani peal, sealt enam välja ei saa ja muud pole niikuinii teha. Ja siis me, ma ei tea, passime niisama. Kogume uudiseid terve nädal. Järgmine nädal meil on saadet. Ilmselt ei ole, võib-olla on. Ma arvan, et ei ole. Ei ole, võib-olla on. Me ei saa välistada seda. Me ei välista kunagi. Aga kui mitte, siis nägemisteni uuel aastal. Jah. Neid jõule ja aasta vahetust ja. Seda ka. Ärge siis katki jooga. Ma mõtlesin lauda või midagi. Ja klaasärgi. Söö käe kõvasti. Ma ükskord jõin limpsi ja siis läks klaas katki. Nii et see on ootlik märk. Super. Bye. Head aega.